Aimelised, Kristal Laksmi Titt on siinpool ja täna eetris San Diegost, Californiast. Ma usun, et me kõik oleme sündinud siia ilma imelise, maagilise varanduse laekaga, mille sees on peidus meie talendid ja mis on ühenduses meie inimeseks olemise missiooniga. Ma pakun teenuseid, tooteid ja sündmuseid, mis kerguse ja põnevusega aitavad sul aktiveerida sinu holistilise külluse ja läbi selle manifesteerida sinu sisemised muinasjutud reaalsuseks. Ja aloha veel kord, mul on väga hea meel olla täna siin teiega ja jagada mõtteid, inspiratsiooni ja kui sa jõuad täna siia, kindlasti anna märku, kirjuta siia alla, kus sa täna liinil oled ja teemaks ma täna olen võtnud, mis seos on unetusel ja sisemisel naisel. Aga enne kui sukeldun pea ees teemasse, tahaksin rääkida ühe väikese sissejuhatusloo tänasest päevast, et täna on 6. november, mis tegelikult on siis minu isa sünnipäev, kes küll ei ole enam siin reaalsuses, aga täna oleks ta saanud 70-aastaseks. Ja mu isa on olnud praeguseks siis surnud juba 8 aastat. Ta suri kopsu ja maksavähki ja me saime sellest teada nädal enne tema surma, nii et asi oli juba väga kaugele arenenud ja terve keha üle võtnud, nii et seal väga midagi päästa enam ei olnud. Ja üks kuskil 10 aastat enne seda tekkis isal suur vereklomp vasakusse jalga, mis tõttu siis osa jalast pidi siis amputeeritama ja see veel ei lõppenud sellega, sest tõesti see nii-öelda põletik jäi sinna edasi ja pidi siis veelgi seda amputeerima, nii et lõpuks oli vasakust jalast väga vähe järgi ja siis kuskilt ülevalt reie osas siis pidi see täiesti veel kord siis amputeeritama. Ja minu isa oli tegelikult üsna selline liikuv mees, ta töötas väga palju aastaid metsanduses, ta töötas Türil masinate asjadega, ta oli tegelikult isegi tõstis raskuseid kärbeskaalus, et mäletan pilte sellest ja tema üks suurimaid kirge oli olla purjetaja. Ja ma teadsin, et see jala amputeerimine teeb kindlasti selle nii-öelda siis hobiga tegelemise väga raskeks. Ja aastaid hiljem mul tuli selline hullumeelne mõte, et äkki ma teeks midagi sellist täiesti tavapäratut, organiseeriks väikese siis purjetamisseikluse ja tooks oma isa sinna ja nii, et ta saaks ikkagi siis korra veel nii-öelda tunda seda mõnu ja olla meie kapten. Ja kui ma siis ta kodus peale võtsin ja ei öelnud talle, kuhu me läheme, seda sorti üllatused on mulle nagu alati kõige südamelähedasemad, siis ta oli nagu väga äraootav, aga nii kui ma keerasin sadamasse sisse, nii oli tal kohe karvad turris ja mis asja, mida sa ikka mõtled ja nii edasi. Aga ma olin juba oma sõbraga siis kokku leppinud, et me saime siis sellise jahi peale, mis on põhimõtteliselt hästi lihtne nagu põhimõtteliselt astuda nagu peale, et ei pea sinna ronima. Ja see tegi muidugi tema siis astumise sinna peale lihtsaks. Ja tegelikult läks aega peaaegu 2 tundi enne, kui ta siis võttis rooli kätte ja läks nii-öelda siis selle kapteni ameti peale üle. Ja see nägu ja naeratus, mis sealt tuli, ma olen selle saanud ka nii-öelda fotole jäädvustada, pärast võib-olla siin jagan ka, oli tõesti väga imeline hetk, mis andis mulle endale väga palju, ma tundsin väga nagu sellist soojust ja armastust selle hetke üle. Ja ta oli tõesti väga-väga õnnelik, olles seal mere peal, kus ta tunneb ennast kõige rohkem kodus ja et meil oli siis ka sõbrad seal laeva peal, et siis ta saigi olla nagu päris kapten meile korraldusi anda ja mul oli seal sõidu peal kaasas nii siis oma poeg kui ka siis oma õde
Nii et see oli selline väga eriline kogemus ja seiklus. Ja siis põhimõtteliselt see sõit toimus septembrikuus, et novembris sageli on raske purjetada Eestis, siis sellega seoses siis oligi nii-öelda lisa nii-öelda siis kingitus talle novembrikuus, siis tegime niisuguse erilise kaardi, kus me need pildid siis peale panime koos oma siis sõnumiga. Ja see on üks selline sünnipäevakingitus, mida ma olen oma elus teinud, mis on kõige meeldejäävam üllatus, et mulle väga meeldib teha üllatusi ja just seda sorti üllatusi, mida minu lähedased või kallid või sõbrad ei oota. Ja samas üks moodus siis, kuidas anda tagasi, kuidas näidata siis oma armastatutele, et sa hoolid neist, et sa näed ja tead, mis neile meeldib. Ja kui isa ära suri, siis isa suri märtsikuus, siis me tuhastasime ta ja hiljem siis juulikuus oli meil siis selline mälestuspurjetamine, kus siis tema nii-öelda siis tuhk sai puistatud merre. Nii et mul on nagu väga hea meel, et tema nii-öelda siis lõpuseiklus oli natukene selline teistsugune ja et ma sain kaasa aidata siis tuua seda rõõmu ja nii-öelda siis panna rõhku sellele, et mis on hästi ja mis on olemas ja tõesti olla siis seal jahi peal, kui su isa on kapten ühe jalaga, et see oli tõesti nagu uskumatu kogemus ja väga pikaks ajaks tänase päevani on väga liigutav mõtelda selle peale. Nii et puhka rahus, armas isa, tänu sinule on saanud minust selline hull seikleja, maadeavastaja ja väga julge tüdruk. Väiksena viskas ta meid ka lihtsalt jahi pealt vette, et nüüd ujuge, on ju. Ja ma mäletan seda tunnet, et põhja all ei olnud, et appi, mis nüüd saab. Ja ta usaldas meid, ta usaldas, et midagi hullu ei juhtu ja loomulikult oli valmis kohe ka aitama. Ja selline isa on tõesti kingitus, kuigi tal oli ka palju teisi teemasid, siis ma usun, et kui inimesed lähevad teispoolsusesse, on hea panna rõhku nendele imelistele siis kogemustele, mis meil on nendest meeles ja need rõõmuhetked. Ja mis ei tähenda, et sa unustad kõik selle teise, aga sa paned rohkem sellele rõhku ja ma täiesti usun, et minu isa tegelikult teispoolsusest proovis aidata leida mul siis oma kuningas, kelle ma siis leidsin Mehhiko väikeses Kaluriküla sadamast ja tõesti ka purjetaja, nii et selles mõttes proovivad meie siis lähedased, kui nad lähevad ka teispoolsusesse, ma usun, ja kui on siis tehtud suuremaid vigasid, nad proovivad neid heastada. Ja tõesti suur tänu sulle, armas isa, et olen see, kes ma olen, see tubli ja julge ja hulljulge sageli ka tüdruk ja elan oma unistust ja loodetavasti siis ka inspireerin paljusid teisi tegema sedasama. Ja tänase teema kohta ma kirjutasin juba ka väikese blogi ja kui sa soovid, siis ma panen siia alla selle lingi ka, pärast saad lugeda ka. Aga ma alati proovin ka nüüd videosid teha, sest ma tean, väga paljudel inimestel ei ole aega enam blogisid lugeda. Ja kui sa oled siia jõudnud, siis kindlasti lehvita mulle, ütle aloha, väga tore oleks teada, kes täna liinil on. Ja kui sul on teema kohta küsimusi, siis anna ka teada. Ma loodan, et mu kommentaaride osa siin toimib, vahest ei näita mulle. Ja kui ta otse ei toimi praegu otseliini, siis ma pärast saan ka vastata. Ja nüüd mul on üks ülestunnistus teile, et ma olen tõesti kasvanud selliselt üles, et ma väga oma nõrkusi või oma nõrki hetki väga ei jaga. No nüüd olen hakanud võib-olla rohkem jagama neid lugusid neist, sest see on ka üks moodus, kuidas ühenduda inimestega, sest paljud meist on sellistes hetkedes olnud ja väga paljusid neid hetki, mida ma põhimõtteliselt siis hoidsin kuskil ära pakituna, olen ma nüüd tõmmanud pinnale, et kui sa vaatad minu siis Krista Laksmi kanali
Facebook Live, mis siis selle aasta jooksul on tehtud, seal on tõesti seinast seina abordist kuni erinevate seiklusteni välja. Saad lugeda või saad kuulata need siis üle. Ja juba kuskil aasta aega olen ma tegelikult väga palju maadelnud unetusega ja sellel on hästi palju erinevaid põhjuseid ja ma olen sellega päris kõvasti maadelnud igast nii-öelda siis nurgast. Ja kui mul on jälle mingisugune hetk, et õhtul lähen nagu magama, siis põhimõtteliselt nagu olen enam-vähem kõik need asjad ja kõik oma siis päeva korraldanud nii nagu peaks ja ikka uni ei tule, siis tavaliselt on mul sihuke, ma võin isegi täitsa, tegelikult saate selle blogist kätte, on siis põhimõtteliselt kõik siis, mis mõjutab meie siis und või magama jäämist. Kõigepealt ma vaatan ja mõtlen üle, et okei, mida ma täna sõin, kas ma sõin midagi ekstra magusat või suhkrut või liiga palju siis süsivesikuid, sest nüüd ma olen nii palju teinud muutusi oma menüüga, et ma olen üsna tundlik selliste suurte hüpete peale. Ja kui selgub, et ei, täna ilusti sõin, kõik menüü oli korras, okei. Teine asi, siis oma võimalusel siis arvuti kinni panna hiljemalt kell 7. Ja see on nagu suur nii-öelda siis ponnistus minu jaoks, et kuna nüüd mul on oma firma nii Eestis kui siis ka nüüd siin USAs, siis põhimõtteliselt, kui sul on oma firma, kui inimesed räägivad, et ma tahan ära nii-öelda siis tavatöölt oma firmasse, et tahan tavatöölt ära, et ei tööta 8–5, siis reaalsus on sageli see, et kui sul on oma firma, siis sa töötad 10–12 tundi, kui sa ei tööta targalt. Ja seetõttu siis ka, et sinise ekraani teema, ei siis arvutit, ei siis telefoni, proovida siis nii-öelda kinni panna varem. Ja siis ma vaatan, kas ja mis treeningut ma tol päeval tegin ja tavaliselt ikkagi iga päev on mingi liikumine, et isegi kui ma ei lähe jõusaali, nüüd ma elan siis ranna lähedal, on hommikused siis väikesed kõndimised, kui kas või 20 minutit rannas ja paljajalu kõndimine liival pluss siis kõik see mereõhk, et see puhastab mitte ainult nii-öelda meie mentaalset olemist ja mõttemaailma, vaid tõesti ka meie aurat ja see on liikumisena ka väga hea ja väga rahustav on ka see looduses nii-öelda siis käimine. Ja nüüd uue asja, mis ma olen sisse viinud siis Brendan Burchardi nippidest ja ma olen temast hästi palju rääkinud ka, tema on üks meie siis mentoreid Michaeliga ja raamat, mida ma olen siis jälginud on High Performance Habits, kõrgsaavutajate siis nii-öelda harjumused ja siit on tõesti hästi palju nippe tulnud ja üks nendest on siis peale 50 minutit istumist tõusen ma alati üles, kas venitan või olen mingis teises asendis, joon vett, kõnnin ringi, vaatan natukene ka, et annan silmadele puhkust. Ja see, mis ta teeb, et kui neid pause selliselt teha, on see, et sinu produktiivsus tõuseb, pluss siis ka su keha ei jää kangeks ja see on niisugune väga hea nii-öelda nipp on ju. Ja siis menüüga seoses on mul iga 2 tunni tagant on siis väike nii-öelda tervislik snacks, milleks võib olla siis kas pool õuna, 5 mandlit, väiksed porgandid, siis kas pähklitega, millega siis väiksed kirstomatid pähklitega, mis iganes, mis on siis head sellised boostid ja samas hoiab ka siis veresuhkru selliselt ühtlaselt, et ei käi üles alla. Siis ma joon hästi palju vett, sageli panen ka vette võib-olla siis elektrolüüte, ja need on mul ka siis väga heast nii-öelda siis firmast, mis ei ole siis väga hullud keemiat täis, on ju. Siis hommikuti kirjutan ma oma hommikuminuteid ja siin ma jagasin ka siis, see idee on siis sellest Artist Way raamatust Julia Cameronilt. Tema soovitab siis lihtsalt kirjutada niimoodi lambist, et mida iganes siis nii-öelda pähe ette tuleb.
minu soovitus on ikkagi võtta mingisugune nii-öelda siis konteiner tekitada, et kas täna soovib näiteks looja või minu enda vaim minuga rääkida või on siis minu sisemine perekond soovib rääkida, et anda siis nii-öelda sisemisele maailmale väike nii-öelda siis väljundkanal ja sealt võib tulla hästi palju ideid selle kuu jooksul, mis ma nüüd siin viimane kuu olen seda teinud. Olen saanud ka äriideid, mida olen siis töösse pannud ja mis on nagu väga lahedaid tulemusi ka toonud juba. Ja põhimõtteliselt olen siis peaaegu välja lõiganud oma menüüst nii-öelda siis tehissuhkru. Vaatan väga ükskõik, mida ma siis ostan, et kui võimalus on täiesti ilma suhkruta, kuid tänapäeval ikkagi väga paljudes toodetes on isegi mõned grammid on ikkagi teda pandud. Nii et vähemalt on see väga suur muutus minu jaoks, kes ma olen olnud siis suhkrust väga pikka aega nagu sõltuv ja mis on siis võib-olla ka üks ainsamaid asju, mis on veel jäänud kõikidest nii-öelda siis pahedest alles. Ja siis lisaks vaatan ka üle, et kas ja kuidas ma toitsin oma meelt. Nüüd viimasel ajal ma olen hakanud autos kuulama siis audioraamatuid, et siin San Diego's sõites oled päris palju aega nii-öelda siis veedad ka autos ja samamoodi näiteks kui ma lähen trenni jõusaalis ja teen oma rattatrenni, siis ma vaatan hoopis teedkõnesid ja saan sealt inspiratsiooni ja kuna siis muud projektid, asjad on ka kogu aeg töös, siis tegelikult nii-öelda pea on nii nagu töös inspiratsiooni täis, et sellel jamal ja muudel asjadel polegi nagu väga nii-öelda ruumi. Siis vaatan ka üle, et kas ja kuidas, mida ma siis sain pakkuda sellel päeval oma abikaasale, kas me tegime mingi väikse kohtumise, kuidas meil omavahel on, et suhe oleks samamoodi korras, kuidas ma oma aega kasutasin, et kas oli kõik nagu joonel. Ja kuidas ja kas ma hingasin, et hingamine on ka, et kui me hingamine on paigast ära, siis see ka mõjutab meie nii-öelda siis magamist. Ja kui kõik need asjad vaatasin üles, vaatasin, et kõik peaks nagu korras olema, et milles siis nagu teema on, et mis värk nii-öelda siis on. Ja siis põhimõtteliselt hakkasin nagu tähele panema, et minu sisemine naine on kuidagi natukene nii-öelda siis endast väljas ja kuna ma olen temaga suhelnud päris intensiivselt nüüd juba mitmeid aastaid, siis ta tuli nii-öelda siis pahase turris näoga välja ja ütles, Kristal, vot siin on need ja need teemad, millega ma nagu rahul ei ole, sellega tuleb nüüd tegeleda. Ja kuna ma teadsin, et sellega siis nagu naistega on ikka, et kui tal ikkagi midagi emotsionaalselt nii-öelda pinnal on, tuleb sellega siis tegeleda või anda siis märku, et okei, praegu ei ole selleks õige aeg, tegeleme sellega siis hommikul. Ja ma proovisin nii-öelda siis ta ära kuulata, et see ongi nagu sisedialoog ja tema rahutus siis oli sellest, et kas ma ikka teen õiget asja, kas ma ikka teen piisavalt targalt ja et nagu et tulemusi peaks nagu rohkem olema ja suuremalt ja kiiremini. Ja ma proovisin talle siis ära selgitada kõik siitpoolt ja sealtpoolt, et mis seis on, aga ta oli lihtsalt nii turris, et mitte miski nagu põhimõtteliselt ei toiminud, et ma võisin teha uut ja vana, et talle nii-öelda ei lugenud. Ja siis ma ütlesingi, et okei, siis kohtume hommikul uuesti ja räägime selle asja nii-öelda siis läbi. Ja sukeldusin ise, siis vaatasin oma siis YouTube'i nii-öelda siis kanali ehitamise nii-öelda siis optimaliseerimise videot. Sest sellisel juhul ma tean, et ma väsitan oma siis pead ja mõtlemist ja kõige parem on tegelikult lihtsalt raamatut lugeda. Minu puhul toimib nagu väga hästi. Ja seejärel siis läksin magama üsna nii-öelda hilja ja hommikul siis märkasin, et okei, et ikkagi on ta väga närvis, et okei, et küsin siis Maikeli käest nõu, et mis meie kuningas asjast arvab.
Ja kuna Maicel teab seda sisemise pere teemat, ma võin täiesti tema juurde minna, et kujutage ette nagu, et selline partner, et kuule, mu sisemine naine on natukene närvis ja paigast ära, et kas sa saaksid mind aidata, et ma ütlen sulle, mis teema on, et mis sa arvad, nagu, mis sa omalt poolt nagu siis lahenduseks nagu pakud ja meestele väga meeldib see, kui sa lähed nende juurde küsima nõu või lahendusi, nagu te teate, on ju. Ja siis ta hakkas mult küsima küsimusi, et okei, vaatame siis järjest ära, et kui ta ütleb, et ei ole piisavalt tulemusi, nii, vaatame nüüd siis, mis seis on, et sul on praegu töös sisemise pere coachingu programm, kas on? Ja on. Okei, teed inimestega tööd, nende inimeste jaoks aitad neil muuta oma elu paremaks, oma suhteid paremaks, oma küllust aktiveerida, oma talente aktiveerida. Nende inimeste jaoks oled sa juba suur nii-öelda siis abiline. Nemad aitavad jällegi meid, maksavad meile küllust. Et sellega on ju asi korras, on korras. Nii, siis oleme tegelenud online kursuste materjalide värskendamise, puhastamisega, uue lansseerimisega, siis mitmeid asju ka lisaks teinud, videosid, asju ja ka äriliselt ma tegelesin siis Infinite Activationi brändingu teemaga siin päris peaaegu 2 nädalat kaevusin sellesse ja see tõi palju nagu selgust ja klaarimat pilti. Ja lisaks on ka mitmeid lisa nii-öelda siis müüke tulnud online teel ja tervis on korras, millega ma siin ka maadlesin päris kõvasti tükk aega ja nüüd on tervis korras, kõik on, vägi on tagasi, energia on tagasi, saan trennis käia, kõik värki-särki on ju. Me elame põhimõtteliselt rannast vaid mõne minuti kaugusel. Ma saan iga hetk minna jalutama, varbad ookeanisse pista, praegu on novembrikuu, Eestis juba vaikselt hakkab lund sadama, mina saan ikka palju elu käia rannas ookeanis ringi, on ju. Siis mul on imeline abikaasa, mitte ainult abikaasa, vaid tõesti kuningas selle sõna otseses tähenduses. Ja olles ja tundes ennast natuke ka niimoodi tõesti sellises naiseliku koopa energias, siis peale seda meie vestlust ta läks poodi ja tuli tagasi siis imeliste kollaste lilledega, et siis värvikiremaks teha minu päeva ja ka minu naisele, sisemisele naisele siis head meelt teha. Ja isegi nii hull mees on mul, et viib mind lennukiga lendama, et õpib ise siis lenduriks ka, et selline väga lahe üllatus ka, et mida ta kõik ei oska, on ju. Ja siis lisaks tõesti ka see, et öeldakse küll, et loe üle oma nii-öelda siis kõik nii-öelda need head asjad, mis sinus on või sinu elus on. Aga tõesti, mõnikord peab seda tegema nagu sügavamal tasandil, et kas või see, kui sa oled pikka aega olnud haige või on terviseteemad olnud ja sul ei ole olnud 100% jõudu toimetada ja nii edasi, siis kui sa saad jälle terveks, siis mingi aeg sa unustad täiesti ära selle ja nüüd olles terve just kas või iga hommik ärgata üles ja öelda, vau, ma olen terve, aitäh, mul ei ole kuskil valu, kõik toimib, suurepärane. Et sügavamal tasandil siis sellega toimetada. Ja väga oluline teema siis, et tõesti me ise loome oma elu iseenda tingimustel. Kõike, mida me valime ja teeme oma ajakavaga, oma distsipliiniga. Meil ei ole kedagi nii-öelda siis suurt bossi kuklas. Me ise oleme iseendi bossid ja loome siis oma seda elustiili, äri sellisel kujul ja sellises vormis siis nagu meile sobib. Ja see on ka suur asi, et see on suur vabadus, see on suur küllus, et me oleme võtnud selle otsuse ja sellesse panustame siis ka 100%. Ja nüüd veel üks asi siis, mis sisemine naine nii-öelda käed puusas mulle nii-öelda siis tagasisidemena andis, oli ka see, et kas sa ikka piisavalt teed oma nii-öelda siis aktiveerid oma eluülesande erinevaid sektoreid.
sest sisemine naine on hästi selline karakter, kes seisab meie tõe ees, seisab meie enesekehtestuse eest. Tema on see, kes tegelikult ütleb ei ja jaa. Ja tema on see, kes tegelikult ka, kui naised räägivad, et nad on vägistatud, tema on see, kes tegelikult, kui temaga ühendus on olemas, siis ei ole enam võimalus, et keegi teid ära vägistab, ta lihtsalt ei lase. Ta hakkab sees karjuma, ta tõuseb püsti, paneb käed puuse, et okei, nüüd teeme minekut siit. Ja loomulikult, kuna ta on ühenduses siis hästi tugevalt intuitsiooniga, ta annab siis ka seda infot meile läbi intuitsiooni juba eelnevalt, nii et sa ei satugi enam sellistesse kohtadesse või olukordadesse. Ja siis oligi nii-öelda mul vaja vastata, et kuidas siis on eluülesanne erinevate siis sektoritega. Et võib-olla te teate, ma olen siis Külluse ratta siis mooduli looja ja selle üks siis sektor on eluülesanne ja uue aja energiate kohaselt eluülesanne ei ole nii-öelda siis ainult üks nii-öelda siis teema, et umbes õpin õmblejaks ja siis vabandust, terve elu olengi õmbleja. Vaid just see, et ma tegelikult siis uuringi, mis talendid mul veel on ja kui ma need kõik nüüd töösse panen, siis milline imeline nii-öelda siis tulemus sealt tuleb. Ja nüüd, kui ma siin ka hakkasin looma ühte uut nii-öelda siis väikest e-raamatut, mille nimi on Pane oma talendid sind teenima, siis seal ma tegin ka ühe näitepäeva, et mismoodi siis välja näeb näiteks minu päev, näiteks ka kui kõik siis väga paljud need nii-öelda siis talendid on töös ja kui palju siis see üks päev võib ka küllust sisse tuua. Et ma toon ühe siis Eestis toimetamise päeva näite ja siis ka sissetuleku näite, et mis see nii-öelda siis, mismoodi see välja võib näha. Ja nüüd loomulikult kõik päevad ja ööd ei ole vennad ja õed, et on erinevad päevad, aga põhimõtteliselt see annab nagu ülevaate, et kas ja kuidas nii-öelda siis sellega nagu toimetada. Ja siis ma andsin ka oma sisemisele naisele ülevaateks, et jah, mingid asjad on praegu nii-öelda siis ootel, kuna ma olen nüüd tagasi USA-s ja siin asjade ajamine on väga teistmoodi, et ma pean ette valmistama rohkem legaalselt, rohkem nii-öelda siis, et kõik oleks nii-öelda paigas, et ei torma pea ees ja ei tekita endale nagu teemasid, et siis kõik need asjad nii-öelda korda saab, siis saab need asjad ka nagu lisaks tuua. Ja see on põhjalikkus, see on kristall ja kuldenergiate põhjalikkus. Ja niimoodi 2 kõnes sisemise naisega ta rahunes järjest ja järjest maha ja ma ütlen teile, kui te olete naine, siis teie ühendus teie sisemise naisega on väga-väga oluline, et kui see ühendus sisemise naisega on puudu, siis ei ole korras ei sisemine laps, ei sisemine mees ja ei saa ka sageli manifesteerida asju, sest tema on see vahelüli, ta on tegelikult nii-öelda see sild sisemise mehe ja sisemise lapse vahel. Ja temaga toimetada on väga-väga oluline. Ja praegu on meil siis sisemise pere coachingu programmis käsil just sisemise naise kuu ja ma olen ise ka siis vaatamas neid asju siis erinevatest nurkadest ja tahkudest ja tõesti see on väga-väga rikkalik kuu, sest õpetab naistel ka rohkem ennast usaldama, rohkem usaldama mehi, rohkem usaldama teisi, rohkem koostööd tegema. Siis samamoodi oma siis väega ühendust saama, oma südamega ühendust saama, elama nii-öelda siis rohkem olevikus ja ka nii-öelda ühendama ja mõtlema siis ka, et mis on see ultimaatne unistus, miks me oleme siin selles nii-öelda siis seikluses inimesena ja kuidas siis saab hakata looma seda, et mis väiksed sammud selleks on vajalikud. Ja kõik asjad algavad esimesest sammust ja toimetamine sisemise naisega on kindlasti üks nendest, mis aitab meid lähemale iseendale, parandab meie suhteid iseendaga, siis ka teistega ja samas loomulikult võib mõjutada ka meie und ja kui me temaga suhtleme ja asjad on nii-öelda siis joonel, siis asjad on tasakaalus ja nii-öelda siis sellises tasakaalu energias
ja asjad ka toimivad nagu siis väga südamest ja väga hästi. Ja nüüd täna, mida ma siis selle jutu kokkuvõtteks siis ka siin kokku keeran ja pakun teile. Nii, ma nüüd ei näe ühtegi küsimust ega kellegi kommentaari, vaikseid südameid näen igal juhul aloha, aitäh kõigile, kes on olemas. Ja täna ma tahaks kinkida kõigile, kes siis vaatavad seda imelist nii-öelda siis Facebook Live'i siin, väikese kingitusena siis delfiini meditatsiooni siis Hawaiilt, mille ma lindistasin põhimõtteliselt vaid paar tundi peale siis metsikute delfiinidega ujumist. Ja see oli tõesti väga imeline nii-öelda kogemus ja te saate, ma panen siia pärast selle lingi, saate selle siis ligipääsu sinna ja see aitab siis ka ühendada tegelikult teid oma sisemise naisega, aitab teid ühendada siis oma sisemise lapsega ja ka sisemise mehega ja samas aitab see aktiveerida teie nii-öelda sisemist küllust suuremal ja maksimaalsemal moel. Ja loomulikult, kui teil on soovi mingi hetk siis ka päriselt tulla seda kogema, et loomulikult garanteerida ei saa, et me näeme neid metsikuid delfiine, kuid sageli meil on omad trikid välja kujunenud, et kas ja kuidas siis neid šansse nii-öelda tõsta. Ja kõik need 10 aastat, kui ma olen siis inimesi viinud Hawaii'le seiklema, on siis meil olnud vähemalt kas või üks väike nii-öelda siis delfiini kogemus. Ja muidugi delfiinid ei ole ainus, mis seal on, et see 10 päeva seiklus, mis meil Hawaii'l on tõesti elu muutev kogemus, et mina ei oleks täna see, kes ma olen ilma Hawaii'ta ja Hawaii tegelikult aitas mul ühenduda oma sisemise naisega esmakordselt nagu täiesti sügaval tasandil. Ma mäletan esimest korda, kui sisemine naine ütles mulle, et nüüd sa lähed Hawaii'le 3 kuuks ja ma ütlesin, mis asja 3 kuuks, lõpeta ära, mõtle, mis see kõik maksma läheb ja mul on ju siin Eestis too hetk on ju asjad toimetamas, et kuidas ma saan 3 kuud ära olla ja ajas ikka oma jura täpselt kangekaelne nagu mina on ja siis ajas jura ja siis lõpuks oligi, ma olin Hawaii'l. Ja üks asi viis teiseni ja see oli nagu hästi huvitav seiklus, et tõesti ma õppisin usaldama, ma läksin nii-öelda siis järgisin märke ja ma olin hoolitsetud, et kõik need 3 kuud ma olin nagu eluseiklus, sellist kulgemist ja voolamist. Ma ei usu, et saab kunagi tegelikult Eestis kogeda, see on lihtsalt see energia ja kõik on nii teistsugune seal. Ja siis ühe korra tegin ära selle, siis mõtlesin, et okei, tore, äkki mul vedas. Ja siis natukese aja pärast tuli sisemine naine uuesti välja. Ei, Kristal, nüüd sa lähed uuesti 3 kuuks. Mõtlesin, et mida pekki on. Okei, ja pakkisin kotid ja jälle uuesti ja jälle kõik toimis. Ja siis mõtlesin, et hea küll, ma nüüd siis nii-öelda võtan ka selle siis vastutuse, et tõesti ma ise lõin koos oma siis sisemise pere ja sisemise naisega selle kogemuse. Ja siis ikka jätnud järele ja lõpuks tuli 3. kord ka veel, et ikka nüüd tuleb 3. kord ka minna. Ja iga see kord ma läksin sügavamale iseendasse, oma südamesse, haavadesse, kuna Hawaii asub energeetiliselt 5. dimensioonis juba, siis kõik, mida me seal kogeme, see aktiveerib meie kristall ja kuldenergiat ka. Siis tõesti iga kord, kui ma sealt välja tulin, ma olin täiesti uus inimene, nii et see oli väga lahe seiklus. Ja ma panen siia alla ka siis Hawaii seikluse info, et kui keegi on huvitatud, see on siis järgmise aasta novembris, et aasta aega on võimalus seda ette valmistada. Ja sinna veel kohti on ja see on tõesti üks minu lemmikumaid tegevusi, sest läbi selle ma saan olles Hawaii'l 10 päeva, ma aktiveerin peaaegu 90% kõikidest oma talentidest, et mõtelge, pluss siis see klassiruum, mis Hawaii nii-öelda pakub. Ja ma näen, Hannela Rits on liinil, väga lahe näha, et sa oled olemas ja teised ka, keda ma ei näe, kes te olete täna, aga suur aitäh.
Ja kui nüüd kellelgi siin praegu on küsimusi, kas unetuse või siis sisemise naise kohta, andke teada, kui praegusel hetkel ei ole, siis kindlasti jätke siia küsimused pärast, et ma vaatan seda veel pikemat aega. Ja ma ütlen kõigile oma kogemusest, et sisemine naine on väga-väga oluline tegelane. Sisemine naine ühendab mitte ainult siis seda sisemist perekonda, vaid ta tegelikult on ka see, kes juhib meid meie suurima sügava sisemise õnneni, meie kuningani, meie külluseni ja mida meil on vaja siis teha, on vaja kuulata läbi siis need intuitsioonisõnumid, mis tulevad ja mitte ainult kuulata, vaid ka tegutseda. Ja kui siis need asjad töösse panna, vot siis hakkab maailm muutuma. Ja nüüd, kui keegi on ka huvitatud sellest sisemise pere nii-öelda siis coachingu programmist, järgmine nii-öelda siis alustan juba praegu, aga järgmine grupp siis alustab veebruaris, et kui see on sinu jaoks huvitav, panen siia ka lingi, siis vaata, tutvu sellega ja ma olen praegu ka ikka täiesti nii üllatunud, kui võimas see on ja just see, et ma teen seda nagu nii selliste uue aja energiatega ühenduses, et isegi see coaching on uue aja energiatega ühenduses selle koha pealt, et kui coaching tavaliselt on selline, et ikkagi coach on siis see, kes väga niisugust nii-öelda siis otsest teesuunda või nii-öelda siis nii-öelda toimetamist võib-olla ei suuna, siis uues energias ikkagi võib täiesti ka otse nii-öelda siis ütlemist tulla ette, sellepärast et kristall ja kuldenergiad soovivad meil aidata kiiremini, kõrgemale, kaugemale oma siis vaimuga jõuda ja kui sa tunned, et sina oled ka üks nendest, kellele see sobiks, siis see on tõesti väga lahe nii-öelda süsteem ja struktuur ja programm. Ja ma olen tõesti, meil on ka väike Facebooki grupp praegu toimimas ja kõik siis inimesed ka jagavad, mis nende siis eludes toimub. Et see on tõesti väga inspireeriv näha, kuidas sisemine perekond võib meie elu teha mahlakamaks, põnevamaks, rikkalikumaks, paremaks, tasakaalukamaks, harmoonilisemaks, õnnelikumaks ja külluslikumaks. Et see on nüüd ka mul nii-öelda siis uus eesmärk, et aidata siis maailma paremaks kohaks teha ühe sisemise pere kaupa, et selline lahe. Ja nüüd siis sellega seoses, kuna sisemine naine on siis ka hästi ühenduses meie nii-öelda siis talentidega, siis ma viskan veel korraga välja, kes seda siis veel ei ole näinud, et mul oli siis, ma jagasin siin ka pärast saan jagada, siis pane oma talendid siin teenima väike siis e-raamat, kus on siis väikesed siis minu enda näited, kuidas ma oma talentidest nii-öelda siis rohkem olen aimu saanud ja samamoodi siis ka kas ja kuidas siis nende asjadega nii-öelda siis toimetada, nii et siis need talendid hakkavad sind teenima ja ka sulle küllust teenima ja see on üks sisemise naise väga-väga oluline teema. Nii, nüüd ma näen, Maive on kohal, aloha Maive, et väga tore sind ka näha ja ma ütlen ka siis kõige lõpetuseks seda, et mida õnnelikumad on meie sisemised naised, seda parem on meie uni loomulikult ja seda õnnelikumad me oleme, nii et võib-olla on ka sul nüüd aeg maha istuda ja mõtelda, mida sinu sisemine naine vajab, kuulata teda, temaga tutvuda, temaga aega veeta ja olenemata, kas sa oled mees või naine, meil kõigil on sisemine naine, kes vajab natuke tähelepanu, hellust, hoolitsust, armastust, kohalolu ja kui me talle seda anname, siis ta on valmis meid üle valama kõigega, mida me vajame ja rohkemgi veel. Nii et aloha kõigile, suur tänu kõigile, kes olid olemas, kindlasti jaga seda vähemalt 5 inimesega ja kui sa ei ole veel pannud laiki minu Facebooki siis kanalile siin, tee seda, kui sa oled minuga kogenud kogemusi ja soovid aidata minu siis tagasisidemete linki täita, siis saad seda ka teha ja panen siia alla ka selle lingi. Ja ma olen väga-väga tänulik kõigile oma siis eelnevatele klientidele,
sõpradele, tuttavatele Eestis või siis mujal maailmas, kus te siis seiklete praegu ja ka kõigile tulevastele. Sest minu jaoks on ka väga üllatav, et tõesti Facebook Live'i vaadatakse ikkagi päris palju ja mul tuleb pidevalt uusi inimesi just Facebook Live'ide kaudu. Ja üks soovitus ka, kuidas seda veel nii-öelda siis oma ajakavasse mahutada, et ma sageli räägin üsna pikalt, on ju, et siis kasutage seda aega. Eestis on internet peaaegu igal pool nii hea, et ükskõik kuhu te siis sõidate, kas sõidate hommikul tööle, pange telefon nii-öelda siis kõrvalistmele nii-öelda siis toimetama, et ma mingit väga akrobaatikat siin praegu veel ei tee, et saate lihtsalt kuulata ja siis ükskõik mingi väike hetk on vaja nii-öelda siis aega surnuks lüüa, oled kuskil, ma ei tea, järjekorras, paned selle peale ja kuulad, et lihtne on, et oleme nutikad oma ajakasutuses, nii et siis ka sisemine naine saab rohkem toitu, sest sisemise naise jaoks ka kõik meeletoit on väga oluline. Ja Piret on ka kohal, aloha, väga armas sind ka näha. Nii et kõike paremat, imelist toimetamist teile kõigile. Hoidke oma sisemised naised rahuldatud ja toimetage täie hooja armastusega ja kohtumiseni.